jah, viimased kuu aega siis olengi vaikselt kogunud seda koormust, et nüüd see nädal alustasin siis väljaku peal jooksmisega ja ka vaikselt palliga juba. Et terve see nädal olen siis juba jooksnud ja eile oli siuke vähe tugevam trenn juba ja täna on täitsa siukene väsimus juba sees, et keha on väsinud ja ei ole võib-olla nii väga harjunud selle jalgpallilise koormusega, et nüüd tuleb vaikselt hakata seda ka treenima. Viimase kuu jooksul siis motivatsioon on tegelikult ikkagist väga palju tõusnud, et olen leidnud selle mingi hoo ja nii mõndagi nagu enda sees, mis surub mind siis ka ennast nagu tagantpoolt, et motivatsioon on tõusnud ja hoog on praegu hea, et töö käib ja kõik on okei. No nüüd ongi, et kui ma nüüd juba siis väljas teen trenni, et ma ju ikkagist olen seal terve võistkonnaga nagu selles mõttes koos, et ma näen kõrvalt täpselt, mis nad teevad ja kuidas nad mida teevad, et väga suur tahtmine on teinekord ise sinna väljakule joosta ja hakata ka seal mingit mängu või harjutust tegema, et kohati ikka on päris raske niimoodi jälgida kõrvalt ja veel teades, et tegelikult veel pikk tee on nagu ees, et siis see ka nagu ikkagi natuke tekitab sellist muserdust. Et jah, viimase kuu jooksul siis oleme ka selles mõttes ikkagi koormust tõstnud siis võib-olla just sinna poole, et olekski nagu jalgpallilisem, et natuke rohkem jooksu ja palliga kindlasti rohkem, et võib-olla enam ei ole nii palju neid jõuelemente või rattaga rahmimist, aga et pigem ikkagi on selline jalgpalliline väsimus rohkem, et ei ole enam sellist üleüldist füüsilist väsimust. Ja põlvega siis siiamaani nii-öelda otsin seda täielikku sirutust, et tegelikult tunne on ideeliselt hea seal palliga ja joosta ta ei sega mind niimoodi, aga ikkagi see sirutus ei ole täielik. Aga nüüd lõpuks õnneks olen nagu selle, võib öelda, et põlve nagu omaks võtnud, et põlvel on hea tunne ja kõik läheb aina paremaks. Endale ma siis ei ole veel sellist otsest eesmärki nagu pannud, et ma nüüd kindlasti peaksin see aasta tagasi olema ja kuidagi ennast tagant survestama, et ma pigem olen võtnud sellise rahuliku meele ja et saaks kindlasti korda ja ei survestaks ennast kuidagi, et kui läheb hästi ja võib-olla saan aasta lõpus juba mõned minutid või natuke mingit mängukoormust, siis on hästi, aga ei ole hullu, kui naasen alles järgmine aasta.